oleme jõudnud siis järjekordse osa juurde. Vaatame siis, mida meil siit täna välja koorub. Selles suhtes on hästi põnev, et maailmas toimub nii palju asju, juhtumeid nii palju, et me võiksime praktiliselt teha iga päev ühe sellise podcasti osa ja isegi siis meil oleks lihtsalt nii palju erinevaid, sest kui palju seda oleks nii-öelda siis millest rääkida, et see on lihtsalt crazy. Aga millest me siis täna räägime? Räägime. Ma ei tea, 3. maailmasõda vist hakkas, väidetavalt. Ja ma ei tea, mis toimub ja kas ma olen ainukene inimene maailmas. Aga kui sellised asjad juhtuvad, nagu juhtus meil nii-öelda siis nüüd eile hakkas Lähis-Idas siis sõda pihta, Dubai sai pommid sisse ja nii edasi üleeile. Sorry. Kui sa vaatad tõenäoliselt seda juba esmaspäeval ja kell on esmaspäev juba, kell on 00 läbi juba, kui ma seda salvestan. Ja on esmaspäev, aga kas ma olen ainukene inimene, kes nagu nägi kõike seda, mis juhtus ja mitte, et ma nagu arvaks, et see vaata, võib-olla keegi on valesti minust aru saanud, aga kui Ukraina sõda algas, siis ma ütlesin ka nagu täpselt nii nagu eelmises podcasti osas, et usute ka seda ja siis see sõna. Üleeile laupäeval sai siis täis 4 aastat sellest, mul tuli meelde tuletus, kui ma postisin selle video, see oli üks enim jagatud videosid, mis ma kunagi üles pannud olen, sellel oli 100 000 pluss vaatamist, 1000 jagamisi, 1000 laike. Ja täpselt nii, nagu ma eelmises osas ütlesin ka, kui ma Handoga tegin seda osa, siis see läks pealtnägijasse, sealt võeti väike klipp välja, kus ma olin siis öelnud selle, et usute ka seda paska. Ja ma ikkagi nagu hästi paljud inimesed võib-olla ei ole päris täpselt aru saanud, mida ma selle all silmas pidasin, et Ukraina sõda, kui ma tollel hetkel ütlesin, et Ukraina sõda on fake, siis ma ei pea silmas seda, et inimesed surma ei saa. Absoluutselt mitte. Inimesed saavad surma ja see on väga halb. Isegi siis, kui inimesed, ma ei tea, kuidas nagu, kui controversial see tegelikult on või vastuoluline. Aga ütleme niimoodi, et ainukesed inimesed, kellest minul kahju ei ole, on need inimesed, kes siis on kelleltki elu võtnud, eriti siis kas naistelt või lastelt. Samuti, ma ei tea miks, aga mul näiteks on täiesti nagu ükskõik, mis saab nendest inimestest, kes võtame näiteks ma ei tea, keegi, kes on võib-olla ahistanud, mitte ahistanud, vägistanud. Või kes on midagi teinud nagu lastele, siis need on nagu need inimesed, et kui sa ütleksid näiteks mulle, et ta sai surmanuhtluse siis, või et ta peksti mingi vanglas vigaseks, siis nagu mul oleks nagu, ja siis ise sa vägistasid lapsi või naisi, kes ei tahtnud. Aga kui me võtame nagu Ukrainas sõja, ma ei tea selles suhtes nagu, mis sõda nagu seal Afganistanis igal pool seal käis, sellepärast, et kui seal olid nagu terroristid reaalselt, kes oli rühmitus, kes lõikas inimestel päid otsast, nagu me kunagi nägime, siis otse loomulikult nagu peaks sellesse sekkuma, kui see päris on. Ja peaks nii-öelda sellised inimesed ju loogiline, et siit maa pealt ära hävitama, kes lihtsalt lõikavad päid otsast, eriti veel tsiviilisikud, või kes panevad lastele ümber keha pommi ja siis ütlevad, et jookse sinna, vaata, et kui tagasi tuled, siis, või tähendab, kui sa sinna jooksed, siis sa saad taevasse, vaata, nagu moslemitel tehakse, siis tegelikult lastakse mingi laps kuskil USA sõdurite keskel pooleks, vaata.
ei no otse loomulikult nagu see ei ole nagu normaalne ja selle vastu tulekski sõdida, sest see on nagu vaimne haigus. Aga kui me räägime näiteks kas või võtame Ukraina või see sõda, mis siis praegu käib Ukrainas, siis mida ma olen kogu aeg rõhutanud, ongi see lihtsalt, et need inimesed, kes sõdivad seal, vahet ei ole, kelle poolel nad on siis, kas nad on Venemaa poolel või Ukraina poolel või kus iganes, need inimesed, enamus inimestest, need ei teagi, miks nad üldse sõdivad. Ja vaata, miks nagu ka sellel hetkel ma nagu ütlesin siis, et nagu usute ka siis seda jama nii-öelda siis, oleme viisakamad. Jama. Ongi lihtsalt sellepärast, et ma ei mõtelnud seda, et inimesed surma ei saavad, aga ma mõtlesin seda lihtsalt, et nagu see ei ole selline, nagu meile ette maalitakse peavoolumeedias. See on see, mida ma silmas pidasin 4 aastat tagasi ja see on see, mille peale ma ka täna jään kindlaks. Ja tänaseks on väga palju välja tulnud neid samu nii-öelda vandenõuteooriaid, mis olid siis vandenõuteooriad. Ehk siis, et seal on rahaline korruptsioon, seal mingi, ma ei tea, väärkoheldakse inimesi. Täna on terve Facebook ja YouTube täis videosid, kuidas Ukrainas nagu viiakse, sõna otseses mõttes röövitakse inimesi ja viiakse sõjaväkke. Kas see ei ole inimõiguste vastane või? Kas, kui me võtame täna mingisugused UN on see United Nations või mis iganes inimõiguste igasugused reeglid ja seadused, et kas seal on kirjas selline asi, et sa võid võtta vastu inimese tahtmist ta tänavalt ja viia ta lahinguväljale surema, kui ta teab ise, et ta ei ole võimeline ja ta ei tahagi ja ta, noh, kas see on jällegi nagu pluss see, et on väga palju välja tulnud seda, et Ukraina ise on tänaseks väga palju korrumpeerunud olnud, valetanud, väga palju korraldanud ise igasuguseid asju, nagu näiteks kas või gaasitorud lasti puruks ju Ukraina poolt ja see on ju nüüd ju tänaseks ametlik fakt. Kui see tuli välja, siis räägiti, et sabotaažis on süüdi Venemaa, mis on taaskord ebaloogiline. Mõtle nüüd ise. Kui sa oled näiteks, toome lihtsalt näite, sa oled leivakombinaat ja toodad iga päev saiu, leibasid, küpsetisi, igasugused saiakesi, mida iganes. Ja üks klientidest, kes ostab sinu käest neid leibasid, saiasid, saiakesi, mida iganes oma restorani, on sinu vihavaenlane. Tahad öelda, et ja mitte vihavaenlane sellises moes nagu, et nagu inimese vastu, sellepärast, et Venemaa ja Saksamaa ei ole vihavaenlased inimesega, vaid seal on pigem nagu rahvuslik seal ei ole isegi rahvuslikku konflikti, vaid seal on pigem see asi, et seal on poliitiline konflikt. Aga toome lihtsa näite. Sina toodad leiba, saia, mida iganes ja keegi tahab sinu käest osta, keda sina ei salli. Tahad öelda lihtsalt, et kui see on sinu jaoks üks sinu parimaid diile üldse, kus kohas sa saaksid väga palju raha, et sa ei pigistaks silma kinni ja sa pigem saboteeriksid selle asja ära või, ja pigem lõhuksid seal need suhted ja kõik asjad või. Sest see on täpselt see sama asi, mida tegi tegelikult selle, mis oli see Nord Streamiga tegi ju väidetavalt ju alguses Venemaa, ehk siis väidetavalt oli ju Venemaa süüdi, sellepärast, et nad ise lasid need 2 gaasitrassi, mis lähevad siis kuskilt Sankt-Peterburi juurest, kuskilt läbi mööda Soome lahte, Balti merd, mida iganes, jõuavad Saksamaani välja, Kesk-Euroopa tarbib kogu seda gaasi, ehk siis sa lased iseenda ühe suurima sissetuleku allika puruks, mis tegelikult võiks ju toetada sind ka sõjas, on, ehk siis seal ei ole vaja isegi sellist asja, nagu kas see oli, nagu kes selles süüdi oli, vaid ma mõtlen selle hetkel, täna me teame seda, et Ukraina oli seal taga, tänaseks on kõik see, need on faktid, see on ametlikult, isegi on teada, kes isiksustena olid seal taga, sellepärast, et kohtuprotsessid, asjad, mis iganes seal on läbi käinud ja Ukraina
lasi need puruks ja need inimesed on vahi all kinni võetud ja nii edasi, süüdi mõistetud, mida iganes. Selle kohta on terve Google täis lihtsalt neid uudiseid. Vana info. Aga lihtsalt see point, mida ma tahan tuua, ongi see, et see on üks näide sellest, kui ma ütlesin kunagi, et see ei ole see on fake lihtsalt. Ja täpselt üks näide oligi see sama Nord Stream, kus kohas ma ütlesingi, et see on lihtsalt fake. See ei ole lihtsalt see, mida meile ette maalitakse. Ja siis öeldi mulle, et ma olen üks suurimaid idioote, keda keegi näinud on ja mida iganes kommenteeriti seal nagu, kes nüüd idioot on? Kes nüüd, kumb meist nüüd idioot on? Et see ongi nii naljakas nagu, et ma toon sulle loogilise fakti välja või nagu loogilise mõtlemise välja. Tollel hetkel polnud fakte, sorry. Aga ma toon sulle loogilise mõtlemise välja, kus kohas see ei saa isegi loogiline olla lihtsalt, et nagu minu kõige suurem sissetulek, laseme selle puruks lihtsalt. See on ju nagu, ja siis, kui sa täna lähed nende inimestega rääkima sellest või satud kuskil kokku, aga no oli ju tõsi, siis nad on nagu, aga see vaata. Luuserid lihtsalt. See ongi see põhjus, vaata, kuhu nad tahavad jõuda kogu selle asjaga lihtsalt, et nagu saad aru, nii kaua, kuni sa vaatad neid podcaste ja sa vihkad mind ja kõiki ülejäänud inimesi, kes teevad sarnaseid asju, nii kaua oled sa Matrixis sees. Tead, kuna sa Matrixist välja saad, esimene samm Matrixist välja on see, kui sa hakkad küsima, aga mis siis, kui nii oligi. Samamoodi ka, kas maa on lame? Kuidas me teame seda? Kes see... Ja on mingisugused ägedad faktid, väited, mitte faktid taaskord, sorry, vaid on olemas igasugused ägedad väited, asjad, kõike sellist. Ja mulle väga meeldivad need väited. Üks näiteks huvitavaid väiteid on see. Toome lihtsa näite. Ja ma ei ütle, et maa on lame, ära hakka kohe hakkama ajama, et nagu, või mõtlema, et nüüd ma räägin, et maa on lame, vaid ma räägin lihtsalt loogika. Ma ei tea seda asja, kas on või ei ole, ja mind ei huvitagi, sellepärast, et minu elu see nagu nii muuda. Tõenäoliselt, kui on lame, siis mässud tulevad, sellepärast, et inimesed tunnevad, et neid on petetud, mida iganes. Mind see asi ei huvita, sellepärast, et ma ei saa nagu nii mitte midagi sinna teha. Aga toome näite. See siin on nii-öelda siis maa, või oota, toome näite, see on päike ja see siin on maa. Aine. Vaatame kuidagi. Meie oleme siin. Ma võtan nende telefoni tegelikult, nii on veel parem. Meie oleme siin ja see siin on päike. Nüüd, kui me tiirleme ümber päikese ja nüüd me oleme, siin on talv näiteks, siis me näeme taevast talvel praegu. Hästi äge, hoian kuidagi. Siis me näeme talvel nii-öelda siis praegu on siin talv, siis sa vaatad taevasse, nii nagu mul, ma ei tea, kaamera praegu telefonil on, vaatad taevasse ja näed, mida suurt vankrit ja kõike sellist. Me ju tiirleme ümber päikese. Planeet ja kogu meie päikessüsteem. Me näeme suurt vankrit ja siis, kui me teeme tiiru ümber päikese ja jõuame suvesse, nüüd me vaatame suvel taevasse, siis me näeme ka suurt vankrit. Saad aru pointist või? Ehk siis, kuula nüüd hoolikalt. Talvel me näeme suurt vankrit, aga universum peaks ju olema galaktika, whatever, peaks olema ju koha peal. Ja meil on oma päikese see nii-öelda see asi, millega me lendame mingi 1000 kilomeetreid tunnis või minutis, mida iganes lendame lihtsalt kuskil galaktikas ringi ja siis me tiirutame veel ümber päikese niimoodi samal ajal lendame. Aga kuidas saab niimoodi olla, et suvel ja talvel sa näed suurt vankrit ja väikest vankrit ja põhjanaela ja sama on ka sellega, et Austraaliast nähakse, kus kohas meie oleme siin, nemad on siin all.
kuidas nad näevad seda, ütle mulle. Ja kuule nüüd. Kas ma olen lame? Ma ei tea. Kas ma olen ümar? Võib-olla. Tõenäoliselt, ma ei tea. Vähemalt koolis nii õpetati. Aga kõik see, mis meile koolis on õpetatud, enamus sellest on mingi täielik jama. Kas mind huvitab see? Ei. Kas ma saan midagi sinna teha? Ei. Aga lihtsalt see point kui selline ongi see, et ma esitan vahepeal lihtsalt endale küsimusi, okei, aga mis siis, kui on? Ilma, et ma hakkaksin rääkima, et see vend on idioot ja too on idioot ja ärge seda kuulake ja vandenõu ja see ja teine kolmas. Ma esitan endale küsimuse, oot, mida see tüüp praegu räägib? Ja ma kuulan teda ja ma mõtlen lihtsalt kaasa. Okei, selge, faktid. Tema väidab mingisuguseid fakte, asju. Meil on nii palju fakte, inimesi, kes väidavad erinevaid fakte erinevatest mingisugustest spirituaalsetest asjadest ja nii edasi. Ma olen ka neid asju väga palju kuulanud, uurinud ja kõike sellist. Ja nüüd ongi see lihtsalt, et kui ma kuulan ja mõtlen nende asjade peale, siis ma esitangi endale küsimuse lihtsalt. Et aga mis siis, kui see võibki nii olla? Liigume nüüd selle sama teema juurde, miks me üldse seda podcasti alustasime, üks põhiteemasid. Dubai. Mis siis, kui see asi nii-öelda siis võib olla mingisugune järjekordne üles keritud asi, mis ei pruugigi tegelikult nii-öelda siis päris see olla, mida meile räägitakse. Sellepärast, et mõtle nagu selle peale, et see on nii naljakas ka nagu, et reaalselt ma ise olen plaaninud ka nagu või mõelnud, et peaks Dubaisse minema. Ja ma tean väga palju erinevaid tuttavaid, kes seal praegu juba on ja ma olen mõelnud mitte selle peale, et minna nüüd kolida sinna ja jääda sinna ja kõike sellist, vaid lihtsalt, et minna vaadata, võib-olla 1-2 kuud seal olla ja nii edasi vaadata, kus iganes vaata veel edasi, ehk siis nagu näha ka erinevaid külgi nii-öelda siis maailmas. Ja kui need raketid asjad lendasid, siis esimene asi lihtsalt nagu, mis minu peast nagu tekitas küsimust, et ega see AI-ga ei ole tehtud. See oli number 1 asi ja ma vaatasin väga mitmeid videosid, mulle saadeti väga mitmeid videosid. Kui esimene rakett üldse nii-öelda siis Dubais kuhugile maandus, sisse lendas, siis umbes 20-30 minutit hiljem ma juba teadsin sellest, mulle oli juba keegi saatnud. Küll ikka veab, on ju, et nii kui sa natukene nii-öelda siis kogud enda ümber inimesi võib-olla, kes natukene on rohkem ka. No tegelikult ongi see, et sa ei peagi olema rohkem ise kursis maailmaga, vaid sul on vaja lihtsalt ümbritseda ennast hästi paljude inimestega ja siis igaüks lihtsalt automaatselt juba saadab sulle ka mingi info. Ja ma vaatasin neid videosid ja reaalselt mul tekkis esimene küsimus, et miks? Mille jaoks? Miks just Dubai? See ei ole mingisugune sõda, ma ei tea, Iraani ja USA vahel jälle, vaid seal on taga mingisugune muu seletus. See on tõenäoliselt järjekordne mingisugune psyop või siis mingi osa sellest on. Ja toome lihtsa näite lihtsalt. Mis üks esimesi asju, mis minul pähe kohe tuli. Dubai on maailma kõige turvalisem riik. Nagu maailma kõige turvalisem, sorry. Dubai on maailma kõige turvalisem linn. Ja sinna saavad lennata sisse raketid. Nüüd minu esimene küsimus oli kohe see, et kuidas
nagu miks lastakse sellisel asjal üldse juhtuda? Ja kuidas saab selline asi üldse juhtuda, kui maailma kõige paremad õhutõrje mingisugused asjad ja kõik, mis iganes on olemas? Kuidas saab selline asi üldse võimalik olla, et isegi üks rakett pääseb läbi? Oina. Kuidas sa saad nimetada sellist asja turvalisuseks, kui isegi üks rakett pääseb läbi? Ja eriti veel, kui sul on sõjaväebaasid. Ja mul tekkiski kohe pähe esimene küsimus, et kas ei võiks olla midagi sarnast, nagu näiteks tehti meile 911-ga või näiteks on meile tehtud koroonaga või mingite muude terroriaktidega, kus kohas järsku maailma kõige turvalisemad hooned, nagu näiteks Pentagon, mis sul ei ole võimalik Pentagonist isegi mööda kõndida nii, et sind vist ei kuulata pealt. See on lihtsalt nii turvatud hoone. Aga sinna said sisse lennata väidetavad lennukid. Ja nüüd kui sa mõtled lihtsalt seost sellele kõigel, taaskord kõik on vandenõud asjad, Epsteini failid on täis tõendeid, et nüüd lõpuks nad on isegi tõsi, on. Ametlik teada on. Ja mul tekkiski kohe küsimus, et kui Dubai maailma kõige turvalisem linn on täna ohus, siis kus kohas on veel turvalisem olla täna, kui maailma kõige turvalisem linn on ohus? Aga kui sa mõtled jällegi selle peale, mis nüüd juhtub, on see, et alateadlikult maailma kõige turvalisemaks linnaks troonitud nii-öelda siis linn on ohus ja kes saab aidata? Ikka jälle meie liitlane USA, Ameerika Ühendriigid. Ja see tekitabki lihtsalt minu peas taaskord nii-öeldes väga lihtsa küsimuse. Kas see võib olla jälle psyop? Sellepärast, et kui maailma kõige turvalisem linn on haavatav, aga ainult üks riik on võimeline seda kaitsma ja selleks on USA. Ja kuna inimesed on enda peas maha müünud selle, et see linn on kõige turvatum, sa võid jätta seal läpaka endal restoranis laua peale, sa võid käia kodus, magada paar tundi tagasi tulla ja läpakas on täpselt sama koha peal, seda pole isegi mitte liigutatud. Ja kui sa mõtled, et kui hästi on tegelikult nagu seda kõike, kui see peaks olema psyop, siis kui hästi on seda kõike planeeritud selliselt, et me loome maailma ühe kõige turvalisema linna ja me nagu tõestame väga paljudele maailma inimestele, loome veel eriti suure turismi seal, turismimagnetiks teeme seal. Kõik on seal käinud, kõik on emotsionaalselt selle linnaga ühendatud ja siis järsku tabavad seda kõike nii-öelda siis pommid. See on täpselt nagu New Yorgigagi, on. Ameerika inimestest ei ole vist mitte kedagi, kes poleks New Yorgis käinud. New York on ka ju nii-öelda siis püha linn või selline nii-öelda siis modernne püha linn, kus kõik on käinud, kõik filmid on seal tehtud või vähemalt, ma ei tea, enamus filme on seal filmitud, igasugused, ma ei tea, Spider-Manid, asjad, mida iganes, üksinda kodus osad. New York on igalt poolt läbi käinud ja nüüd, kui sa lased kaksiktornidesse, mida enamus inimesed on näinud oma elu jooksul, lased ja kes on täiskasvanuks saanud, 25 aastat saab nüüd see aasta, või sai see täis see, ei, saab nüüd see aasta. Ja nüüd mõtle selle peale, et kõik need inimesed, kes kaksiktorne, vaata peale seda, kes sündisid või samal ajal või enne seda natukene kaksiktornide värki, kes on sündinud, ja vaata nende jaoks ei ole see kaksiktornid enam see, mida sa jahud sellest, vaata. Sa pead olema natukene selline friik, kui sa lähed sellest sügavikku sisse ja nagu lähed ikka nagu ja hakkad uurima seda asja. Aga mis nüüd on see, et kui tänaseks on nagu väga paljud inimesed siis täisealiseks saanud, nüüd on turismimagnet tekitatud loodud
väga paljud inimesed on peredega käinud või siis on, ma ei tea, unistuste elud, mida iganes, eriti veel noortel on ju, kes on praegu Dubais on ju, et krüptomiljonärid või siis krüpto mingid entusiastid. Igasugused nüüd mingisugused AI tüübid, mida iganes, vaata, noored kõik, kes tegelevad noored mingisuguste asjadega, on nii-öelda siis Dubais. Või siis nad tahavad sinna minna, see nende unistus, fancy'd autod, mida iganes. Vanemad inimesed, neid ei huvita mingi kõrb ja mingid uhked autod, nad tahavad paradiisis, vaata nagu kuskil, ma ei tea, Hispaanias olla. Nii, ja mis nüüd on see, et nagu see on nii üles haibitud ja kõike sellist ja nüüd on nagu nii ideaalne lihtsalt luua selline efekt, kuidas pommitatakse ja me ei tea, vaata, kuidas edasi läheb. Täna on pühapäev, esmaspäeva hommik, varahommik juba. Kuidas edasi läheb, igal juhul nii-öelda siis, kui kiiresti mingid uudiseid sirvida, siis põhimõtteliselt nagu Iraani see mingi tüüp sai surma, USA lasi põhja 9 Iraanis sõjalaeva, 1000 soomlased on kuskil lõksus, eestlased on lõksus, selles hotellis, mis sai pihta, seal oli mingi eestlasi, 5-tärni hotelli kuskil Palm Jumeirah. Siis, mis veel? Kas hakkas pihta? Islamist sisse võetud mees avas USA baaris tule. Hakkab pihtavad. Iisraeli peaminister, suurendame rünnakuid Iraanile. 3 USA sõdurit on sõjast surma saanud. 5 raskelt haavatud. Suur Saksa kruiisilaev sai peaaegu pihta Abu Dhabi sadamas. Abu Dhabist hakkaski see kõik pihtavad. Siis ma saingi teada, mingi 20 mintsi hiljem juba saadeti mulle, et kuule, vaat seda. See oli nii naljaks, 40 mintsi oli möödas juba Dubai sai pihtavad. Iraan jätkab rünnakuid Iisraeli vastu, palju hukkunuid. Finnairid lennud tühistati Soomes. Oota, mis siis enne? Nii, siis see islami kõige kõrgem juht sai vist surma kuskil nüüd, alguses sai surma, siis ei saanud surma, siis sai surma. Siis 7 tärni hotelli, maailma ainus 7 tärni hotell, see sai paugu pihta, põles poole külje pealt. Siis mingisugused mingid videod olid, et Burj Khalifa sai vist pihta, see maailma kõige kõrgem hoone. Lennujaam sai piht Dubais ja igal pool mujal lennujaamad said pihta. No ühesõnaga neid uudiseid on väga palju, vaata. Ja sa mõtledki nagu, et vaata, kui praegu kuskil tuleks nagu kuskil rakett kukub alla kuskil Kuveidis või mingi, Katar isegi on selles suhtes nagu ka selline, et sellepärast, et seal korraldatakse neid F1 sõite ja see Doha lennuväli on ümberistumiskoht, kui paljud lendavad kuskile Aasia riikidesse, nagu näiteks Taimaal ja need edasi. Aga kui sa võtad näiteks Dubai, siis see on täiesti ideaalne lihtsalt luua sellest nii-öelda siis see asi, et saada rahva jälle tugivad. Ja ma räägin, ma ei ole mingi ekspert, ma lihtsalt kõva häälega arutan praegu. Siis nagu minu jaoks lihtsalt tekibki taaskord küsimus, et mis asi siin taga jälle on. Ja ma ei räägi seda asja nüüd, et nagu see on õige, mida seal tehakse, ja kui need raketid tulidki Iraanist, et see on õige või midagi, ei, otse loomulikult see ei ole õige pommitada Dubai nalja teed või. Ma just tahtsin Dubaisse minna, ma vaatan lihtsalt reaalselt korterite hindasid 2 päeva enne pommitamist. Segane värk lihtsalt, segane värk lihtsalt. Aga mis ma soovitan sulle ongi see lihtsalt, et hoia igaks juhuks nagu küsimus enda peas, kui sa näed sellised asjad, Dubaid pommitati. Küsi alati enda käest, aga miks? Peavoolumeedia muidugi räägib miks, sellepärast, et ma ei tea, USA mingisugused asjad on seal ja kõike sellist, erimeelsused islami mingis usus. Aga ma arvan, et kõige suurema olulisema küsimuse, miks peaksid sa esitama endale selliselt,
et aga kui, ütleme nüüd, et kelle huvid seal tegelikult mängus on. Sest ega kui USA reklaamib lihtsalt reaalselt, et tal on maailma kõige võimsamad ja paremad relvad, asjad, õhutõrjed, mida iganes, siis tegelikult oleks ta võinud ju kõik need raketid ära tõrjuda. Aga võib-olla lastakse mõned raketid nimelt läbi, sellepärast, et vaata, kui sa raketid kõik ära tõrjud, siis nagu rahval on ka niimoodi nagu, et tegelikult on ju kõik hästi, mida me ikka muretseme, kõike sellist vaat. Aga kui sa lased mõned raketid läbi ja sa paned nagu inimestele sellise tunde sisse, et nagu saad aru, meid on veel rohkem vaja, vaata. Ja rahvas vaata tahab ka nüüd, et nagu ikka et palun kaitske meid, me ise ei oska, mida iganes, vaata. Praegu mulle on inimesed kirjutanud isegi Facebooki, et kuule, tundub, et sõda hakkas pihta teid ja kuna meile juba tulevad, nagu mida te ajate lihtsalt? Saad aru, Eestis on lihtsalt nii halb seis, et kui Venemaalt peaks raketid tulema, siis isegi raketid vaatavad taevast ja mõtlevad, et pohhi lendame Rootsi, sest ma ei taha küll Eestis plahvatada. Vaat. See ei ole, lihtsalt saad aru, sellel ei ole lihtsalt mitte mingisugust pointi. Ja mõtle nüüd loogiliselt, mis point oleks kulutada laskemoona mingi Eesti peale? Mis see annab nagu? Palju mõttekam oleks lasta mingisugusesse, ma ei tea, näiteks Stockholmi. Isegi see on väike linn. Räägime Varssavist 5+ miljonit elanikku. Räägime Berliinist 10+ miljonit elanikku. Räägime Londonist. Ainult Londonis sees on 15–20 miljonit elanikku. Ümbruses mingi 25–30 miljonit elanikku. Miks sa kulutad rakette Eesti peale? Kus isegi eestlased ei taha enam olla. Nagu siin ei ole lihtsalt pointi, ärge muretsega. Ja inimesed nagu mõtlevad hästi palju mingisugused probleeme nagu ette ära, mida võib-olla ei ole isegi mitte olemas. Selle asemel, et keskenduda täna nagu millegile võib-olla veel tähtsamale, kust sinu nii-öelda siis tähelepanu väga-väga kavalalt juhitakse eemale. Ja ma räägin sulle nüüd, ole väga ettevaatlik, mida sa mõtled ja kuhu sa oma energiat kulutad. Sellepärast, et samal ajal, kui sa kulutad oma energiat selle peale, et kas sõda tuleb ja kust tuleb ja kui palju kedagi rünnati, mida iganes, siis küsi lihtsalt enda käest. Sul on, ma arvan, niisugune 1-2, maks 3 aastat aega praegu. Midagi ette võtta lihtsalt sellega, et 9-5 välja saada. Kui sul on olemas lapsed, lapselapsed või siis, ma ei tea, vanemad, kes iganes, kes on sellest juba välja saanud, siis on hästi. Aga kui sa ei ole sellest välja saanud, siis tegelikult peaksid sa täna keskenduma sellele looma seda energiat, et kuidas sellest välja saada, kellega saada välja. Kus, kes on sellele poole teel, mida nad teevad, mis kogukonnad, kus kohas, mida nad räägivad, millest nad räägivad, mis on need viisid, mida ma teen edasi. Sellepärast, et järgmise 1-2-3 aasta jooksul juba täna lasevad suurettevõtete juhid ju tuhandeid, kes on see Twitteri looja? Tema ju alles lasi ju mingi, mis ta lasi nüüd? Jack Dorsey, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Lasi siis ka enda ettevõttest mingisugune 4000 inimest lahti või?
Ja nüüd ongi vaata see, et kui sellised ettevõtted lasevad tuhandeid inimesi lahti sellepärast, et neid ei ole enam vaja, siis järgmise 2 aasta jooksul enamus white hat, ütleme niimoodi, white hat, kuidas seda tõlgitakse, valge krae, ehk siis põhilised nagu puhtamad tööd, poemüüjad. Kuule, täna isegi poes on juba need koristusmasinad, vaata, mis ise sõidavad ringi. Et hästi palju asju automatiseeritakse, ettevõtted hoiavad meeletut nagu julmalt rahasid kokku. Sa ei kujuta ette, kui suured kulud. Kui sa oled täna tavatöötaja ja sa vaatad seda podcasti, ma ei tea, kui palju sa tead lihtsalt sellest, mis on maksud, aga kui sa oled tavatöötaja ja sinu ülemus peab maksma sulle palka, siis 35% umbes peab ta maksma riigile, kui ta maksab sulle palka välja. Kui sina saad selle palga kätte, tuleb 24% vist või ma ei tea, 20% või palju see tuleb maksta riigile. Kui sa lähed nüüd poodi, siis sa maksad veel käibemaksu, igasuguseid asju ja nii edasi. Arveid kõike, mida sa maksad, kütus, meeletud aktsiisi hinnad pluss käibemaks asjad. Aga kui sinu ülemus maksab palka, siis ta juba sellel hetkel maksab nii suure protsendi riigile selle asemel, et mitte sulle seda maksta ja asendada sind AI-ga. Siis enamus ettevõtted hakkavad seda väga varsti tegema. Ja lihtsalt küsi enda käest, või veel parem, tead, mis on veel parem? Mis tee? Kui sa käid 9-5 tööl või ettevõte, millega sa tegeled, küsi ChatGPT või Kroki või mille iganes käest, mida sa kasutad. Kirjelda lühidalt talle, mida sa teed. Olen sellel ametil tööl. Teen neid asju. Kui suur tõenäosus protsendimärk on see, et minu tööd tullakse asendama AI või robotite poolt 5 aasta jooksul, 10 aasta jooksul, 20 aasta jooksul, 40 aasta jooksul. Ja saada ära. Ja vaata, mida AI sulle vastab, et kui tõenäoliselt sa oma töökohast ilma jääd. Ja tea, mis nüüd on me? Kui sa arvad, et oi, mina olen kaitstud sellepärast, et ma olen nii heal töökohal ja mind ei tule keegi asendama, siis tead, mis on me? Need inimesed, kes jäävad oma tööst tänu AI-le ilma, tulevad sinu töökoha järgi ka ja nad on valmis mida iganes tegema, et sinu töökoht endale saada. See tähendab seda, et väga suur hulk inimesi hakkab väga varsti jahtima veel väiksemat tööturgu. Muidugi tuleb siin lahenduseks siis see, kuidas see öeldakse, rahvusvaheline, kuidas see basic income või mis see siis igastus oli. Ehk siis igakuine nii-öelda see riigipoolne sissetulek kõikidele inimestele, kes siis tööle käi. Aga see on ka nüüd lõks sellepärast, et siis sa pead tegema täpselt kõiki neid asju nii, nagu riik ütleb. Lähed vaksineerid, lähed sööd vegan toitu, oled, ma ei tea, tarbid ainult mingisugust rohelist energiat, ei sõida, pead sõitma, tähendab elektriautoga ainult, ei tohi sõita igasuguste diisli ja bensiinidest, mida iganes. Ja see ei ole mingisugune vandenõu, vaid need on kõik täielikult ju saadaval olev informatsioon. Näide on kas või näiteks see, vaata, et ma rääksin siin ühes osas sellest Epsteini failidest, siis ma rääksin sellest ka, et mina arvan näiteks, et see võib olla seotud selle Project Bluebeamiga. Ja nii naljakas asi on see, et nüüd World Economic Forumi juht astus tagasi, sellepärast, et leiti Epsteini failidest nii tema kui Rothschildid ja Epstein kõik olid väidetavad siis omavahel arutanud, kuidas siis Davosesse luua siis maailma
juhtivat organisatsiooni, kes siis otsustab kõige üle, mis siis maailmas toimub. Ja et kuidas nii-öelda siis luua siis see ühine üks maailma nii-öelda siis kord koos ühise ühe maailma nii-öelda siis selle valitsuse asjadega, mis nad siis tahavad. Üks usk, üks valuuta, üks maailmakord, üks seed, üks teine, kõik on üks lihtsalt ainult vaat. Vandenõu jälle, mis on tänaseks välja tulnud, et hoopis vastaski tõele. Ja nüüd tekib minul jälle järgmine küsimus, et kui see asi nagu nüüd tuli välja, et vastaski tõele ja nüüd nagu kuidagi lõhuti see plaan ära, siis minu esimene küsimus on nagu, aga mis siis, kui see ei olnudki plaan luua nagu ühist maailma korda ja hirmutada, nagu ütleme nii, et meid hirmutati nii-öelda siis ära nende asjadega. Mis siis, kui kogu selle kõige asja plaan oli hoopis see, et see vana maailm, mis praegu on, saakski jätkuda, hoopis sellele tehakse restart, aga kõik need asjad lähevad edasi, sellepärast, et nüüd inimesed ju tegelikult ütlevad, et ei, me tahame vana maailma, meile meeldib see, okei, restardime kõikide võlad, kõik need asjad ära, mis iganes, hakkame otsast peale, aga me pigem valime selle vana maailma ja laseme sama joruga lihtsalt edasi, nagu me siiamaani lastud oleme, sellepärast, et see, mis see uus maailmakord, üks valitsus, üks see, kõik kontroll, kõik see, seda me ei taha. Ega ma ei tea seda. Lihtsalt esita küsimus endale, et mis siis, kui see kõik need vandenõud, mis üldse nii ladusalt lastakse veel liikuda ka nendel asjadel, et kõik kohad on täis, keegi maha neid ei võta mitte midagi, kuigi pidi olema mingi valeinfo levimise mingisugune piirangud ja kõik asjad. Mis siis, kui see kõik ongi nimelt sellepärast, et me nagu läheks sellesse nii sügavale sisse ja siis meil lõpuks ise ütleme, et ei, me tahame ikka vana süsteemi, meile meeldis see vana kool ja kõik see nägevad. See oleks ju kõige ideaalsem praegu stsenaarium üldse, mida teha, et hirmutada rahvas ära, et mingi uus ja hästi halb asi tuleb, siis tegelikult on ei, me päästsime maailma ära, meie kõige paremad, kuulake meid. Kaja Kallas jälle tuleb oma mingi uue asjaga, vaat. Ja näiteks selline asi, et lähme veel sügavamale nüüd. Vaat hästi paljud inimesed räägivad, et mingisugused numeroloogiad ja mis iganes sa näed, 666 ja 111 ja nii edasi, vaat. Nagu reaalselt küsi enda käest, mis siis, kui me päriselt näeme neid igasuguseid 666, 111 ja nii edasi. Alati siis, kui need illuminaatid või need midagi teevad ja mis iganes maailma valitsejad ja vabamüürlased ja nii edasi. Mis siis, kui see ei ole hoopis see, et nemad midagi planeerivad, vaid see on hoopis sellepärast, et simulatsioon, kus me praegu nagu oleme, arvutab hoopis nii-öelda uusi missioone. Ja siis läbi selle nii-öelda siis tulevad kõik need asjad nii-öelda siis 111, 666, kõike sellist. Ja ma ei ütle nüüd, et see oleks niimoodi. Vaid lihtsalt küsimus, mis siis kui on? Sest me ju elame lõputus universumis. Sellist asja ei saa ju olemas olla, et see lõpeb kunagi ära. Kui miski kunagi ära lõpeb, siis mis on teisel pool seina? Keegi ju peab seal või miski peab seal olema. Siis meil on olemas mingisugune looja. Ja ma täitsa mõistan ka, miks näiteks enamus eestlased näiteks ei ole usklikud. Sest kui ma mõtlen ise enda pealegi, siis miks ma näiteks ei usu Jumalat sellisel moel, nagu meile räägitakse, sa ei saagi uskuda. Sellepärast, et võtame ükskõik millised usuliigid,
kõik nad tekitavad sõdasid, kõik arvavad, et neil on ainukesena õigus ja nii edasi. Ja mul on väga palju erinevaid inimesi, kes on ka siis usklikud. Ja väga mõned neist usuvad hoopis veel kõrgemat asja kui seda jumalat, mida meile räägitakse piiblites igal pool või siis kuskil kirikus ja nii edasi. See, mida nemad nii-öelda siis usuvad või näevad, on hoopis midagi veel kõrgemat. Sellepärast, et kui palju on vahele jäänud meil igasugused preestrid, kes on mingid lapsi vägistanud ja nii edasi ja Vatikanis on mingid jamad alati olnud ja mingi rahapesud ja kõike sellist. Kuidas sa saad üldse sellist usku uskuda, kui seal taga nii-öelda siis on lihtsalt nagu sa saad lihtsalt selgelt aru, et seal taga on pigem selline väga hästi läbi mõeldud programm, mis lihtsalt töötab. Ja kui sa seda piisavalt palju kordi korrutad, siis inimesed hakkavad lihtsalt uskuma. Ehk siis nagu kindlasti on olemas mingi looja, tõenäoliselt kindlasti. Aga mis siis, kui see looja ongi nii-öelda siis see nii-öelda simulatsioon, kes siis loobki neid uusi missioone ja tulevadki need 666, 111 ja kõike sellist vaat. Ja ma ei mõtle nüüd selle all nüüd sellist asja nagu, et on mingisugune arvuti nagu selliselt, nagu sa näed siin praegu laua peal või mis iganes, nagu sa kasutad iga päev käid internet. Ma ei mõtle seda arvutit. Ma mõtlen nagu sealt veel edasi. Sest kui me räägime näiteks kas või isesõitvast autost, see on arvuti. Kui me räägime tulevikus näiteks robotitest, Terminaator on arvuti. Ehk siis ma mõtlengi nagu sellel seda, et nagu mitte kuskil mingid kiibid asjad mingi koos on, see võib hoopis veel kõrgem tase olla. Kindlasti veel arenenum. Aga lihtsalt, et nagu kõik see, mis toimub, vaat. Aga ega seda me ei tea ju. Ja ütleme niimoodi, et täna võib-olla peakski rohkem keskenduma selle asemel võib-olla sellele, mis toimub nii-öelda siis sellel planeedil. Mitte keskendume liiga palju sellele, mis toimub kuskil, ma ei tea, universumis või kuskil mida iganes. Ja nüüd, kui me tulemegi tagasi selle juurde, selle simulatsiooni jutu juurde, siis lihtsalt minu jaoks tekibki küsimus nagu alati, kui sellised asjad, mis juhtuvad Dubais, Ukrainas, kus iganes, kellele või miks see üldse nii-öelda siis vajalik on. Mis missioon see siin praegu on? Kes selle lõi? Miks see loodi? Ja mitte elada nii-öelda siis sellises hirmu energias, et võib-olla ma ei tea näiteks, et mis siis saab, kui tuleb sõda, aga mis siis see, mis siis teine, mis siis kolmas. Me ei peaks nii palju muretsema nende asjade pärast, et mis siis saab, mis siis kui tuleb. Sest asi on lihtsalt selles, et kui see asi tuleb, siis olenemata sellest, kas sa tead seda ja oled selleks ette valmistanud või mida iganes, ega see, mis sinu saatus lõpuks saab olema, kui me elame simulatsioonis ja kui see kõik on Matrix ja arvuti, mis iganes asi, siis nagu nii on tõenäoliselt see kõik ette määratud väga paljudes aspektides. Me oleme küll mingisugused open world tegelased siin, aga tegelikult nii-öelda kogu see simulatsioon on nii või naa siis hukule määratud teatud aegadel. Seega, küsimus tekibki siis siin, et miks me siis üldse muretseme selle pärast, kui see nii või naa tuleb. Lihtsalt me peame siis täna elama lootuses, et äkki me oleme piisavalt targad, äkki meil on piisavalt head connectionid, äkki me oleme piisavalt mis iganes, et kuidagi vältida võib-olla läbi tutvuste või oma teadmiste või mida iganes võimalikult palju seda või see meile pihta ei saa, mis iganes või juhuslikult me kolime ära või mis iganes, vahet ei ole. Aga lihtsalt selle eest põgeneda igapäevaselt ja muretseda, sellel pole pointi lihtsalt. Sellepärast, et küsi enda käest lihtne küsimus, aga mis siis, kui seda kõik ei tulegi? Nii.
ma räägingi, et see on nagu nii põnev, nagu, et mis nagu täna maailmas toimub, siis nagu täna peaks reaalselt iga inimene küsima enda käest, et nagu reaalselt nagu, aga mis siis, kui järgmise 2-3 aasta jooksul minu töökoht hoopis või minu ettevõtlus asendatakse. Et selles suhtes sellised oleksid need küsimused pigem, mis nagu on silmnähtavad. Meil on endal ka praegu see AI projekt, mis ma siin juba korraks rääkisin kunagi, on ka päris lõpusirgel. Et kui keegi, ütleme nii, et kui inimesed, kes on nii-öelda suvitatud rohkem privaatsest AI-st ja esitama rohkem võib-olla küsimusi, mis on personaalsemad, kus saab ka timmida, milliseid küsimusi, kuidas ja nii edasi, siis me oleme ka jõudmas nagu päris huvitava projektiga. Ütleme niimoodi, et mitte lõpusirgele, vaid sinnamaani, et see äpp saab välja tulla. Ja ma arvan, et esimesed inimesed, kes siis kõik meile kirjutanud juba on ja kes kirjutavad ka kindlasti pärast seda osa, me saame kõigi teiega testida seda juba, näha, kuidas see töötab. Ja minu enda üks suur palve oli ka tegelikult sellele samale projektile üks selline väga huvitav asi, mis sinna sisse pannakse, mis tegelikult reaalselt aitab ka inimestel just need järgmised 2-3 aastat leida see lahendus, aga mis siis, kui mu töökoht asendatakse? Aga mis siis, kui mind üritatakse asendada? Ja ma reaalselt mõtlesin selle peale, et aga mis siis, kui teeks sellise asja, mis reaalselt aitaks inimestel leida enda asjadele lahendused just nagu sellisele probleemile. Aga selliselt, et ei ole niimoodi, et sa kirjutad mingi, tead kui kaval asi näiteks see, et kui sa otsid Google'ist näiteks endale mingit uut kodulehe domeeni, vaata see www.nimi.ee näiteks, vaata. Siis seal on sellised botid, et kui sa otsid selle lehe nime, siis nad reaalselt salvestavad selle ja müüvad sulle pärast 1500 €. Ja see on nüüd see koht, kus kohast, nagu ma ise mõtlesin ka, et kuidas sa saad küsida AI käest midagi, kui ta võib selle sama idee lihtsalt võtta ja kopeerida lihtsalt ja teha ise selle või siis kuskil see läheb laiali. Ja me mõtlesime välja lihtsalt selle, kuidas saaks seda selliselt teha, et sa võid kindel olla selles, et ükskõik mida sa selle käest küsid, siis see on sinu idee ja keegi ei tea sellest, isegi äpi loojad ega mitte keegi ei tea lihtsalt mitte midagi. See on nii lahe nagu näha nagu ka, et kuidas see kõik funktsioneerib. Mulle täiega meeldib see, sa võid mida iganes küsida. Nähakse, kui palju sa kirjutasid näiteks, ma ei tea, neid nimetatakse siis tokeniteks. Ehk siis nähakse, kui palju tokeneid sa praegu saatsid talle ja kui palju tokeneid sa vastu said, aga seda, mis see sisu nagu seal sees oli, seda nagu ei nähta vaata üldse. Ja kui ma olen ise nagu näinud ka, kuidas see kõik nagu see asi, see liiklus toimib ja kõik see värk, vaat see on see asi nagu, kus mul tekib endalgi küsimus, et nagu okei, kuidas me saaksime kasutada sellist asja selliselt ära, et need inimesed, kes nagu päriselt nagu on lihtsalt nagu, et okei, meil on aastaid aega, aga see aeg läheb kiiresti. Varsti on suvi käes juba, alles olid jõulud. Et kuidas saada siis sellest süsteemist niimoodi välja, selliselt oma teadmiste oskustega või siis milliseid teadmisi oskusi juurde teha, aga selliselt, et kui AI tuleb enamus asju asendama, siis mina ei ole üks nendest ohvritest. Ja see, mis seal selles äpis sees on, siis ma usun, et seal on päris paljudele päris ägedaid asju. Aga kuna see ei ole kõigi jaoks, selles suhtes nagu, et seal on ka piirangud, see ei saa olema selline, et iga üks võib sinna tulla ja kõike sellist. Seda kõike, kuna see saab olema private teema, ütleme niimoodi. Sellepärast, et tegelikult see, kuidas see alguse üldse sai, ma räägin lihtsalt lühikese lõpetuseks ära, kuidas see üldse algus sai. See sai alguse sellest, et teatud inimestega sai siis arutatud,
et nagu kas me üldse saame nagu AI-d usaldada ja siis me isegi uurisime ka nagu, et kas saab usaldada, kuidas saab usaldada, mismoodi ja, ja kui palju nad salvestavad ja kas treenitakse kõike sellist ja siis kõiki AI mudeleid, ükskõik mida sa sisestad, siis kõiki AI mudeleid treenitakse selle sisestusega, eriti kui sa küsid midagi tasuta AI käest. See on nagu kõige ohtlikum asi üldse. Tasuta AI on kõige ohtlikum. Sa arvad tasuta mida iganes, aga sa võid küsida lihtsalt näiteks midagi, et palju maksab Tallinnas bussipilet, kui sul on juhuslikult vaja. Palju Soome maksab, ma ei tea, kui palju mul oleks raha vaja, et minna Soome nii-öelda siis reisile. Aga kõik asjad, mida sa küsid, siis kõigega treenitakse AI-d. Kõik see, kuidas ta käitub, kõike sellist. Ja nüüd ongi see, et sa saadki tasuta AI käest praktiliselt küsida ainult selliseid pealiskaudseid küsimusi, aga sa ei saa mitte midagi küsida, kui sa tahad enda kohta küsida, suhete kohta küsida, kellegi teise kohta küsida, võib-olla sul on mingisuguseid pilte vaja saata, küsida nagu, mis lahendus sellele teisele, võib-olla tervise kohta midagi, võib-olla ärisaladused, asjad tahad arutada, arvutada midagi kokku. Sa ei saagi midagi küsida sellepärast, et kõike seda salvestatakse. Ja siis meil tekkis lihtsalt ideed, aga mis siis, kui teha selline asi lihtsalt nagu ise täiesti ainult endale, kas on võimalik ja kui keeruline seda teha on. Ja ma võin öelda lihtsalt ära, et see on väga närvesööv asi teha sellist asja ise endale. Räigelt kettas see. Ma olen vahepeal lihtsalt nii kettas olnud, ma olen vahepeal isegi ise juba mõelnud, et ma löön ise läpaka laua peal, põlve peal puruks lihtsalt nagu. Sellepärast, et lihtsalt see, kuidas need kõik asjad süsteem näitab, et töötab, aga kui proovid, siis ei töötavad. Ja siis me oleme jõudnud praegu sellisesse faasi, kus kohas me reaalselt katsetame, proovime juba päris töötavat nagu produkti. Seal on nurki vaja lihvida, mõned kohad on liiga kandilised, mõned kohad on liiga ümarad, mitte nüüd siis visuaalselt, vaid ütleme nii, et see on see, kuhu me jõudnud oleme. Ja mõned vastused on liiga halvad, mõnes kohas on kui sa küsid näiteks, ütleme nii, ehe näide oli see, et küsimus vaata, et kuidas see oligi midagi, et mida tähendab, kuidas ma ütlen siin, seal eesti keeles, siis tema ütles, et siin hüljes vaata või midagi, ma ei mäleta midagi sellist me testisime vaata. Ehk siis nagu ongi see, et kuidas ta nagu lülitab ennast selle peale, et kõik see, mida sa räägid, on täielikult eesti keeles. Siis igasugused väiksed asjad näiteks nagu, et sa saad lihtsalt panna endal selle nupu sisse, nagu on nupp, vaata, kliks. iPhone'il, ütleme nii, ma ei tea, kuidas Androidil ma kasutan Apple'i asju. Aga kui sa lülitad selle nupu sisse, siis see on nagu, et ainult lühikesed vastused, vaata näiteks. Ja siis ükskõik, mida sa küsid, kogu aeg tuleb ainult mega lühikesi vastuseid, vaata. Seepärast sa ei viitsi lugeda võib-olla, nii kui selle maha võtad, annab pikema vastuse. Aga lihtsalt, et see on automaatselt juba sisse, hästi palju erinevaid asju nagu on niimoodi, et sa saad automaatselt nagu sisse panna, mida ta nagu peaks nii-öelda siis järgmiseks tegema. Nagu, ja see idee puhtalt tuligi lihtsalt selle pärast, et me ei tea, kas me saame usaldada nii-öelda siis päris AI-d ja teine asi on see, kus see tuli idee on see, et nagu kui palju tegelikult neid erinevaid asju on iga päeva kasutamiseks puudu. Ja see ei ole nüüd midagi sellist, et see on mõeldud nüüd, ma ei tea, mingisugustele arendajatele, API võtmed, mida iganes, see ei ole üldse mõeldud. See on täiesti tavakasutajatele mõeldud selle asemel, et GPD-le maksta 20 või ma ei tea, 30 või 50, mida iganes, saad sa täpselt sama raha eest sama asja, aga lihtsalt seal on lihtsalt need funktsioonid, mida sa saad nii-öelda usaldada. Kõik serverid, kõik asjad, kõik on nii-öelda siis Eestis. Vist on kõik Eestis, jah. Ei, kõik ei ole Eestis. Ühesõnaga, ma jään selle koha pealt vastuse võlgu. Aga ühesõnaga, nad on kindlasti Baltikumis ja Skandinaavias. See tähendab seda, et nad ei lähe kuskile USA-sse või Ameerikasse või kuskile nagu ChatGPT, kõik Grok, mis see veel oli, see Google'i Meta, kõik lähevad USA-sse lihtsalt ja sa ei tea, mida CIA-d ja need teevad selle dataga. Aga nüüd, mis on see, et sa tead, et ütleme nii, et Põhjamaades on see kogu see kõik, mis toimub selle äpiga vaat.
ja siis tekkis see idee, et aga mis siis, kui lihtsalt pakkudagi mingi selle väga väiksele seltskonnale, võib-olla ainult paarsada inimest, me ei tea seda, vaatame, testime esimeste inimestega, siis mõtleme üldse, võib-olla seal on nii palju probleeme, asju nagu, et me ei viitsigi suuremate inimesi, sest vaata, asi on lihtsalt selles, et mida rohkem inimesi on, seda rohkem on ka arvatavasti igasugused probleeme, millega me peame selle äpiga tegelema, sest erinevad telefonid, erinevad mudelid kasutavad ja mida rohkem erinevaid telefoni, erinevad mudeleid erinevates riikides inimesi kasutavad, seda rohkem on tõenäosus, et jälle kuskil on mingi probleem, mille peab lahendama, aga ainult sellele, ma ei tea, telefoni mudelile, ainult, ma ei tea, mingisugune OnePlus või Huawei või midagi iganes. Seega ma ei usu, et me väga suureks seda asja isegi ajame, see on pigem selline, et kui sa oled üks nendest inimestest, kes tunneb, siis sa võid juba kirjutada, me võime mingisuguse, ma arvan, et nädala-2 jooksul saavad esimesed inimesed juba seda käega katsuda. See ei ole mingi selline asi nagu, et kui sa tahad tasuta lihtsalt kõike saada, siis kasuta ChatGPT-d edasi ja maksa oma privaatsusega. Aga kui sa hindad nagu privaatsust, sa hindad seda, et nagu see on täiesti eestlaste tehtud asi ja praeguseks seal ei ole tõesti ühtegi nagu välismaalast, isegi mitte arendajad, mitte kedagi pole välismaalasid. Ja kui sa hindad nagu seda lihtsalt, et nagu toetada võib-olla mingisugust projekti, et see veel paremaks läheks, ma räägin, sealt tulevad nii haiged asjad lihtsalt, aga need on ainult, ma jätan need ainult nendele inimestele, kes sinna saavad, iga inimene saab ka tegelikult kutsuda teatud hästi väike piiratud hulk, ma ei mäleta, kas 10 või 25 või 50 või mingi hästi väike seltskond inimesi sa saad ka kutsuda sinna, aga mitte kõiki sõpru. Ja siis ütleme nii, et te mõlemad saate mingit krediiti asju värki, et saate mingit paremaid funktsioone asju, mida iganes kasutada seal, aga see ei ole nagu selline asi, nagu et see suure kella otsa läheb. Vähemalt täna mitte. Ja suure kella otsa ma mõtlengi nii, nagu ChatGPT-l on mingisugune miljard kasutajat vist juba või. Ehk siis me tahame seda seltskonda hästi väikselt hoida, sest me tegelikult tegime selle enda jaoks. Aga kui sa tahad näiteks ja näed, ütleme nii, et ma pigem nagu panustaks, ütleme nii, et enda inimestesse, et nad teeksid pigem ja arendaksid ja möllaksid, siis see on tõenäoliselt sinu projekt. Ja kauaks seda on, ma ei tea, võib-olla see on järgmised 2-3 aastat ja me kirjutame selle asja korstnasse ja maailm muutub nii palju, seepärast et viimase paari aastaga on maailm lihtsalt nii palju muutunud. Aga täna tõenäoliselt nagu ikkagi ma usun, et nii kauaks, kuniks meil nutiseadmed on, siis tõenäoliselt taskus on meil olemas ka mingisugused äpid, asjad, mida me saame siis usaldada. Ja kui see asi välja tuleb ja kes esimesena katsetavad ka, siis nad hakkavad väga kiiresti aru saama sellest, et see on nagu teistsugune asi. Ja pluss see nii-öelda võib olla ka üks lahendus sellele, kuidas siis sellest välja saada, mis järgmise 2-3 aastaga tulemas on, ehk siis see 9-to-5 probleem. Aga selge pilt, ühesõnaga võtame selle asja kokku, see oli täna nii-öelda siis minupoolne sõnum, varsti, tähendab vist tõenäoliselt juba järgmine kord, ei ole ma siin jälle üksi, me ikkagi proovime mõned osad teha ka siin teistega koos. Üldjuhul mind ennast huvitavad rohkem need osad, kus kohas ma saan rohkem pigem nagu isegi üksi olla. Tegelikult ütleme nii, et mõlemad on mulle olulised, aga ütleme nii, et ka üksi olemised on olulised sellepärast, et mul on endal nii palju erinevaid ideid asju, mida veel jagada ja kõiki ei suudagi kõik korrad nii-öelda see ära jagada. Aga see oli see osa ja kohtume juba järgmine kord, vaatame, kuhu siis maailm jõudnud on.